Aprill on kaunis kevadkuu, tuntud ka kui karjalaskekuu ja jürikuu, aga Eesti Sõjamuuseumis on see ka väga oluline ja meie tähistame siin aprillis veteranipäeva. Ja toimub ka Sinilille kampaania, millega samuti peetakse meeles ja toetatakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. Sinilille kampaania märk on teadagi sinilill ja selline sinilill, mille te saate endale hankida veteranide toetuseks, näeb välja selline. Aga meie valmistame täna ise sinilille ja see meisterdamisülesanne on mõeldud kõige väiksematele, kes juba on võimelised pliiatsiga natuke joonistama, natukene kleepima ja ka käärdega lõikama. Ja meil on siin abiks Bianca, kes on kui vana? 5-aastane, nii et just nimelt selles vanuses, võib-olla ka noorematele, aga võib-olla ka natuke vanematele. Vajaminevad materjalid on meil paber. Meil on siin ilus sinine paber. Kui teil sinist paberit ei ole, võite seda ka ise värvida. Samuti kollane paber. Võtame natuke siia poole ja kollane paber ja valge. Ja siis on meil vaja veel natuke mingit paksemat paberit, et välja lõigata šablooni. Siin on näha selline sinile šabloon ja siin juures läheb ilmselt vaja natukene kas siis vanemate või siis õdede-vendade abi. Siis on meil veel vaja harilikku pliiatsit, kääre ja liimi. Nii, ja nüüd proovime sinilille valmistada, eks ole, Bianca, jah? Jah. Selleks võtame kõigepealt šablooni ja šablooni me ei pane mitte paberi keskele, vaid hästi serva, sest siis me saame seda paberit palju rohkem kasutada pärast. Nii, ja siis hariliku pliiatsiga joonistame šablooni järgi joone sinise paberi peale. Ühe käega hoiame kinni šabloonist ja teise käega joonistame siis need sinilille piirjooned paberi peale. Ja tuli. Nii, nüüd on meil vaja see sinilille kuju välja lõigata. Ja selleks, et oleks mõnusam lõigata, selleks kõigepealt lõikame välja see natuke nagu ringi kujuliselt ja siis hakkame väikesi sakke välja lõikama. Näete, nüüd tuli meil niisugune kuju juba on olemas ja siit on nüüd natuke lihtsam sakke välja lõigata. Nii, meie sinilill sai välja lõigatud, näite ka. Näete, niisugune sinilill. Nii, mis meil nüüd vaja on? Meil oleks vaja, meil on siin väike näidis ka. Ja, meil oleks vaja esiteks kollast näppi. Selleks on meil kollane paber ja siis joonistame selle kollase südamiku, aga samamoodi mitte keskele, vaid siia natuke serva poole. Ilusalt ümmarguse kollase mummu.
kuidas me saame siia keskele? Me peame kasutama liini, eks? Nii. Ja siia keskele natukene, ka siia selle sinise keskele liini. Ja nüüd on meil vaja veel väikesi täpikesi siia ümber ja meil on nad siin tegelikult juba valmis ja need täpikesed me tegime augurauaga, aga kellel augurauda ei ole, ma arvan, et tegelikult on vist väga vähestel auguraud kodus, et siis võib neid väikesi valgeid täpikesi ise ka välja lõigata valgest paberist, aga see on veel kõige keerulisem töö. Nii et katsume meie nüüd need täpid siia paika panna. Tore. Sinilill sai meil nüüd valmis. No, kui täbi kukkus ära, paneme selle uuesti. Läheme natuke veel liini peale. Ja tegelikult, mis me siis selle sinilillega teeksime? Kui kellelgi on, võib panna siia taha ka haaknõela, aga tegelikult, kuna praegu on inimesed hästi palju kodus ja loodetavasti nad ka loevad hästi palju, siis meie mõtlesime, et meie teeme hoopis tükis järjehoidja ja saab raamatule järjeks panna. Ja selleks me võtsime lihtsalt ühe tüki värvilist paberit veel ja ta on roheline, selleks, et tuleks natuke nagu sinilille varras. Ja siis kleebime selle sinilille siia ülemisse ossa. Nii, ja ongi valmis meil, näete, selline ilus väike järjehoidja, selline sinilille järjehoidja. Nii ju tore seda teha. Oli tore. Nii, et nägemist ja kohtume jälle.